Tere, täna ma räägin teile loo ühest lõbusast bussijuhist nimega Konstantin. Alustame siis selle Konstantini kirjeldusest siis. Ta oli täiskasvanud mees, kellel oli sükene vene aktsent ja hobuse saba, nagu soenguna nii-öelda siis. Ta oli selline rõõmus nagu naljavend, kes kogu aeg irvitas iseenda naljade üle. Nagu tegi mingi nalja ja siis naeris üksi ja siis Ta nägi välja nagu desperado oma selle patsiga. Ta tekitas must tunnet, nagu ta olekski desperado. Ainult, et ta nimi on Konstantin ja ta on venelane. Nii et muidu kõik muu klappis, ses mõttes see pats ja ongi piisav nagu, et desperado välja näha. Igatahes. Ma olin oma grupiga Horvaatias reisil ja see desperado meil oli bussijuht. Ta seal rääkis, terve see bussi nagu sõiduaeg siis või nii, vaata, kui me sõitsime mingi 7 tundi päevas nagu üle riikide, siis ta seal rääkis teiste vanemate inimestega ja õpetajatega, kes meil grupis olid ja nagu tavaliselt ta tegi paar nalja ka, nagu mingi see naeris seal ja siis ta nagu naeris seal, tavaliselt kogu aeg nagu naeris enda nalja üle ja siis tema naer ajas kõik üle naerma ja siis nagu mitte nad ei naernud selle nalja üle, vaid tema naeru üle siis. Meil tegelikult oli 2 bussijuhti, aga see teine bussijuht, kes mitte Konstantin, aga see teine bussijuht oli rohkem venelane ja ta oli vait enamus ajast. Konstantin ise oli üks päris segane bussijuht, peaks mainima. Ta ronis bussiga läbi kohtade, kust muidu läbi ei saaks bussiga. See nagu ei tundu loogiline, aga see on nii. Näiteks meie kooli juurde ta tuli nagu põhiliselt üle muru, lihtsalt nagu keeras lihtsalt selle muru peale ja tuli sealt niimoodi äärekividest üles ja see oli nagu õnneks, et nagu buss katki ei läinud ja nagu see ei terveks ja ei olnud reisi ajal midagi väga hullu juhtunud, et me oleks pidanud kinni pidama ja nii edasi, et asi seegi siis. Ja siis üks kõige naljakamaid kohti, mis meil oli selle reisi aja jooksul Konstantiniga, selle desperadoga, oli üks õhtu ja kõik olid õhtusöögil sõid laua taga ja nii. Siis mina olin oma sõbraga lõpetanud juba, mina ja mu sõber ostsime laserid endale, eelnevates videotes oli sellest nagu ka kuulda ja näha. Et me tulime söömast ja me nägime Konstantini nagu ühel rõdu moodi nagu asja või siis eespool on sükene nagu järvest süke vaade või nii. Mina ja mu sõber läksime talle oma laserit näitama ja me teadsime, et me saame hea reaktsiooni temast sest et on sükene lõbus venelane ja desperado patsiga ja ta võttis selle laseri kätte, mängis sellega ja uuris seda, ta küsis, kui palju me maksime selle eest, me ütlesime mingi, et 40 eurot või 30 eurot umbes sinna kanti ja siis ta oli nagu AliExpress maks 5 euro ja siis ja see oli ka süke naljakas asi. Ja nagu ma rääkisin, siis meil oli otse ees järv ja siis ta lasi selle laseriga niisama ringi ja siis ta nägi ühte paati, me kõik kolmekesi nägime ühte paati ja siis ta lasi sellele paadile nagu aknast sisse ja see paat, nagu seal oli inimesed sees seal paadis ja siis see on nagu väga suur paat, aga see oli süke paat ikkagi ja siis see Konstantin lasi tal sinna paati on nagu inimeste arvatavasti silma või midagi ja siis me lihtsalt varjasime kohe ennast sinna selle ääre taha. Me varjasime ennast selle jaoks, et kui see paadijuht et see paadijuht ei näeks nagu kus me lasime, et ta tuleks mölisema või nii. Ja siis kui ta oli natuke aega sellega mänginud selle laseriga juba siis vaatas taevasse natukene ja siis andis meile selle laseri tagasi öeldes kahjad lennukid ei ole, ta tahtis lennukeid lasta selle laseriga, mis oleks nagu väga katastroofiliselt lõppenud, see oleks nagu inimeste surmaga lõppenud või nii. Et see oleks nagu väga, väga jama olnud. Ja ta tegi oma seda naeru pärast seda nagu kahju lennukeid ei ole, pärast seda ta tegi oma naeru, siis me oma sõbraga naersime kohe. See oli fun times, see oli süke lõbus ja naljakas, sükene meeldejääv bussijuht meil, see oli süke, mälestus. Ja see ongi kõik tänase looga, et kui teile meeldis, siis meeldis, kui ei meeldinud, mind väga ei huvita ja head aega, minu sõbrad.